Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 124. osa. Mina olen Regina Jaakson ja salvestame jätkuvalt Pärnu Huubis. Täna on külas üks meesterahvas, kellega me oleme teinud küll intervjuusid ja minu mäletamist mööda ka persooni saate. Ma ei tea, kohe tuletame meelde selle fakti. Tere tulemast Heiko Leesment. Tere. Oli persooni saade ka ju. Mulle nagu tundub, et vist oli kunagi, jah? Jaa, sa rääkisid sellest külma vee teemast, hommikusest külmast veest, jätkuvalt praktiseerid seda või? Ja nüüd, muidugi enne, kuna mul kaaslasel sündis laps novembris, siis oli nii, et ma heitlesin pikalt ja siis ma nagu sellel talvel pühendusin sellele, et ma kuidagi ei kahjustaks oma tervist või tekiks nagu mingit olukordi. Ma selle talve olin sunnitud vahele jätma. Küll aga ma episoodiliselt kevadel juba nagu hakkasin käima jälle, nii et väikse lapse kõrvalt on see asi natukene nagu teistmoodi, ja kuna mul oli nii, et kuna mina olen see, kes nii-öelda isapuhkusele ja on kodune, siis minu nii-öelda roll on püsida kogu aeg valmisolekus, et siis minna ja olla. Ja terve olla. Just. Aga tuleta mul meelde, mis selle külma vee eesmärk oli? Kas see oli see eesmärk, et keha saab hommikul selle oma annuse stressi kätte ja siis ta nagu päev otsa peab paremini vastu või mis see teema oli? Seal tegelikult on teadlased, ütleme viimased 12 aastat on tegelenud sellise ainega, mis inimesel organismis teatud olukordades vallandub nagu dopamiin ja siis ja doktor Anna Lemke raamat dopamiini sõltlasena eesti keeles ilmunud, mis praegu peaks olema alla hinnatud ka raamatupoodides, nii et minge vaadake, see on väga hea raamat, eesti keelde tõlgitud ja seal on nagu põhjalikumalt juttu sellest, et kuidas see dopamiini taseme kõikumine meid mõjutab ja kuidas siis selline hommikune külm vesi võiks aidata nagu keerulistel perioodidel keskendumisele paremini kaasa. Ja kuna mul ka on lisaks bändile ja karjäärile kommunikatsioonivaldkonnas on veel doktoriõpingud Tallinna Ülikoolis, siis et seda nagu vaimu teravust hoida või nagu siis nende rasketel päevadel. Ja see oli ka üks põhjus, mille pärast nagu selles väga tihedas graafikus ma sain aru, et ma pean hakkama tegelema mingit asjadega, mis aitavad seda vaimset tervist nagu kuidagi niimoodi hoida õiges kohas. Fookust paigas nii. Ja, et nüüd, kus ma olen kodune isa, siis mul on nagu, ütleme, veidi teised rütmid ja ma võib-olla ka sellist teravust enam ei vaja, kuigi Teodoriga me käime kahekesi ujumus hea meelega. Ma mõtlen, et kui sul on nagu nii tempokas periood olnud ja siis on nüüd nagu see koht, kus sa saad lapsega nagu olla natuke rahulikumas kulgemises. Jah, laps vajab tähelepanu, aga ikkagi see on teistmoodi kulgemine, eks ju. Oskasid sa sellest rattast nagu kiiresti välja tulla? Ei, tegelikult mitte. Ma arvan, et ikkagi 2-3 kuud võiks öelda, et olid, ma ise nimetasin neid ikkagi nagu võõrutusnähtudeks, sest et kommunikatsioonitöö, mida ma olen teinud ka kuskil nüüdseks juba 16-17 aastat, et see ei tunne väga hästi nagu selliseid ajaraame, et ma olen töötanud nii politseis, häirekeskuses kui ka siis vallavalitsuses, et nad kõikidel need asjad nagu juhtuvad ikkagi mitte reglementeeritud tööajal. Ja see tähendab seda, et see töö on selline 24/7 natukene nagu voogavas graafikus ja palju päevi on pikemad kui võib-olla tavatöös on inimestel, et see ei saa nagu arvutikant kinni panna, lihtsalt ära põgeneda kuskile. Ja kommunikatsioonijuhina sa nii pead olema kogu aeg kätte saadav, et siis ma arvan, et ikka 3 kuud oli küll sellist aega, kus ma tundsin, et ma kuidagi nagu ei osanud nagu olla või nagu tundus, et kui sa oled nagu väga sellises stressirohkes ja pingelises nagu olukorras olnud, et siis kuidagi sellesse rahulikku naeratavasse voogavasse rütmi minek, et tundub, et issand, millega ma tegelen siin. Ja nüüd on nagu selles mõttes, et nüüd, kus on Teodor sai täna 9 kuuseks, kui me seda salastame, siis ma võiks öelda küll, et ülejäänud 6 kuud on kulunud ikkagi nagu suure rõõmu ja sellise headuse rütmis. Ilmselt vist enne isegi ei oska aimata, kui siis, kui see laps juba käes on, et kui palju ta tegelikult meid muudab. Just seda sama kannatlikku meelt ja kõike sellist nagu oskust märgata neid hetki ja selliseid asju, mida nagu enne nagu ei saanud arugi. Võib-olla üks huvitavam asju, mida ma enne ei osanud tähele panna, on see, et kui palju me asjadest möödu kõnnime. Ja temaga ma märkangi seda, et kui ta tahab tegelikult ikkagi väga paljudesse asjadesse süveneda, mida me hoo pealt nagu märkame. Ja siis me tõesti seisame nagu mõne puu juures, mille koort on vaja katsuda, vahepeal ka suuga proovida. Et see kõik nagu võtab aega ja selles mõttes, et see panebki nagu selle elu nagu kuskil teise perspektiivi, et me nagu tuiskame läbi kõigest ja lähme kuidagi nagu jookseme lihtsalt ja väike laps tal on nagu tema jaoks on see kõik nagu uus huvitav ja ta leiab nagu mingitest väikestest asjadest nagu mingi tohutu kirgastumise ja rõõmu, et see on hästi äge.
Ja see toob nii palju, nagu sa tõidki välja seda fookust endal õigesse kohta tagasi. Et mille jaoks elu siis on, kas läbi jooksmiseks või tõesti hetkede märkamiseks ja nautimiseks? Just, ja see on, selles mõttes on, jah, ma aimasin muidugi, et kui ma teadsin, et see teekond algab, et siis et milline see muudatus võiks olla, aga ma kindlasti ei osanud seda nagu ette lõpuni kujutada ja võib-olla oli ka nagu hirme selles mõttes nagu mingisuguseid, aga lõpuks ma nagu tundsin, et ma ei tea, et see on nagu mingi asi või etapp elus, kus ma tahan olla ja kuhu ma tahan minna ja ma tunnen selles mõttes küll, et ma olen nagu õiges kohas. Ma arvan, et see oleks veidi veider, kui poleks hirme. Selles mõttes sa ikkagi võtad ju nagu mitmeteks aastateks elu lõpuni ilmselt vastutuse. Isegi siis, kui laps on täiskasvanu, ikka tema eest tunned mingit vastutust paratamatult, on ju. Ma nagu mingil hetkel nagu enda jaoks mõtestasin seda kuidagi nii, et mingis mõttes on see ka nagu osa inimeseks olemisest või nagu, et okei, tõsi, et meil on siin nagu kindlasti erinevad arvamused tänapäeval selles küsimuses aga mina kuidagi ise tundsin küll, et selleks, et mina saaksin mehena olla kuidagi terviklik, siis isa roll on see roll, mille ma pean ära kogema. Kindlasti on inimesi, kellel seda ei ole vaja, kes ei tunne seda, aga mina kindlasti olin üks see, kes... Et kui ma sind siin üks päev linna vahel nägin, siis sa küll vurisesid vist üksinda rattaga mööda, ma ei mäleta, et sul laps oleks kaasas olnud. Jah, võis olla küll, jah. Kuidagi väga kähku läksid, siis mõtlesin, et see oli ruttu tere ja aega, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kas üldse leiad aega praegu selle graafikurus, kuna ma tean, et sa nagu oled lapse kodus, sa oled seda nagu jaganud sotsmeedias. Siis mõtlesin, kas sa leiad selle aja üldse, nii tore, et sa selle aja leidsid, on ju. Jah, ei, mul on täna just, kui ma seda salastamisongit ma korraks tulin siia selleks, et minna tagasi sinna kultuuri pealinna arutelule, nii et ja hommikul oli Teodori sünnipäeva tähistamine, nii et muusika. Ja rattaga, liigumegi. Mul on endal meeldinud alati rattaga sõita ja mul on hea meel, et ostsin selle väikse tooli on meil ka, et me saame selle ees niimoodi. Mis me kahekesi saame rahulikult rattaga ringi sõita ja talle tohutult meeldib see, mis teeb mulle ka nagu rõõmu. Et need asjad, mis meeldivad mulle, ei ole kuidagi ebameeldivad talle, mis on hästi vaata. Minimi. Kas just nii ma üritan mitte sellest nii mõelda, sellepärast, et ma nagu aksepteerin seda, et on ikkagi eraldiseisev indiviid ja nagu, et kõik need asjad, et ta ei pea nagu hakkama basskitarri mängima tulevikus või bändi tegema või et talle ei pea meeldima raamatuid lugeda, et ma pean nagu kõikide nende asjadega leppima arvestama. No jah, aga vaata nii kaua, kuni sa veel saata panna rattaga ja sõitma nagu kaasa endaga, siis on see ikkagi selline hea võimalus. Absoluutselt. Ühelt maalt ütleb sulle, et isa lõpeta ära, nagu ma ei taha, ma tahan sõpradega minna, on ju, et praegu täiega naudi. Just. Tulite praegu arutelult, ma sain aru. Kultuuripärane arutelult, jah. Just, et on huvitav, mul nagu mõttes, et kuidagi see Pärnu käekäik ja need arengud alati ikkagi lähevad korda või on alati läinud, et siis ma nagu kuidagi mingitel puhkudel ikkagi proovin kaasas käia, kaasa mõelda ja nagu vaadata, kui saan kuidagi aidata, et siis olla oma kogukonna jaoks olemas. Ja mis te siis praegu olete arutanud, kas see on selline regulaarne kokkusaamine või see oli praegu, see formaat oli nii, et algas hea tahte kokkuleppe sõlmimisega erinevate omavalitsuste vahel ja siis jätkub edasi laudkondades siis arutelu. Okay. Et eks see näha, kuhu see nagu kulgeb ja kuidas see kõik õnnestub, et Pärnu ja teada tuntud koostöja on, võib-olla ei ole meie kõige tugevam külg siin, on, et me oleme üks üksed isepäised rannakalurid põhimõtteliselt ikkagi. Nii tore, et sa muigel näol seda ütlesid. Keegi pidi selle välja ütlema. Ei, mul meenub praegu, et minu lapsepõlv oli, ma sattusin kummalistesse seltskondadesse tihti peale ja siis mul on kuidagi nagu lapsepõlvest väga tugevalt meeles Igor Mangi ütlus Pärnu inimeste kohta, et siin on tugevad Neptuni mõjud. Miks seda inimesed on kummalised? Ja siis ma olen kuidagi nagu naljana seda nagu terve elu nagu kuidagi kaasaskandnud, et tõesti, et meil nagu kindlasti on nii, et kui ma räägin oma teistest linnadest pärit nagu sõpradega või kui nad käivad siin, siis see Pärnu inimeste mingi olemus, nad ütlevad ikkagi, et see on nagu teistmoodi. Ja ma olen ka kuulnud, et me nagu oleme teistmoodi. Ja siis ma olen tihti ka küsinud nende käest, kes on nagu Pärnusse tulnud kaugemalt nagu elama, Pärnusse elama, et kuidas neid nagu vastu võetud siis on pärnakate poolt. Vaid üksikud on öelnud, et on olnud nagu rabese. Et pigem nagu öeldakse, et hästi palju ikkagi sõltub sellest, kuidas ise oled. Et kui ise oled avatud, siis on teised ka avatud ja tead, seda on nii tore pärnakana kuulda ikkagi.
ja ma arvan ka, et see kogukond selles mõttes tasub lihtsalt õigel ajal, et õiges kohas olla ja leida need inimesed üles, et siis ma arvan, et on siin kõigile oma nagu tee ja võimalus ja publik olemas. Tead selle sama kohta, et me ei oska eritlasti koostööd teha, sellega ma pean nagu nõustuma. Meil on nagu nii palju seda enda õiguse tagaajamist kohati, et selles osas ma olen sinuga täiega nõus. Ma pole seda kunagi niimoodi mõelnud, aga jah. Võib-olla minu jaoks on nagu, vaata kultuuri inimesena ma nagu puutun nagu seal teise teravikuga kokku ja minu arust on üks asi, mis nagu pärnakatel on nagu keeruline, on just see enda identiteedi mõtestamine, et aru saada, et ja mis see siis Pärnu on ja millist Pärnut me tahame ja kuidas me seda siis teha tahame ja muidugi siis sealt tekib juba jätku küsimused, et mis on oluline ja mis siis peaks raha saama ja mis ei peaks ja mulle tundubki, et ma ei mäleta kellega ma just rääkisin sellest, aga et kui me ju bändiga tuuritasime palju Lätis ja Leedus ja siis alguses aastatel ikkagi see ehmatus oli hästi suur, et millised need ööbimiskohad olid. Ja siis ma sain aru, et kuivõrd nagu see Soome ja Rootsi turistide nagu tõttu see arhitektuurile nagu mõju, et ongi, et sisemus nagu meil nõukaajaga nagu kodudes ja majutusasutustes sarnab palju vähem kui neil. See tuleneb sellest, et see standard nagu liikus teise kohta, et selles mõttes ja Erik Morna ütles kunagi vahvalt, et kui ma ütle paneeli korral, siis ta ütleski, et tema ikka nagu 90 aastas ikka Pärnust tundist on vaadanud, et see on välismaa. Et siin on nagu, oligi see, et juba siis ikkagi nii palju räägiti nagu võõras keeles, on ju, nii palju võõrkeelseid silte, et see nagu mingi asi, mida me ise ei ole mõelnud, et ma olen nagu selles mõttes õnnelikud olnud, et Euroopa tuli nagu hästi kiiresti meile nagu siia tuppa, aga nüüd ma arvan, et ongi see koht, kus et me ei pea enam joonduma selle järgi, mida Soome pensionär tahab, vaid peaksime nagu ise ära tundma selle, et kes me siis päriselt ise olla tahame, mis me siis olla tahame ja kuidas me olla tahame, et no see on keeruline, kui me ju ei tea, kus kohast pihta hakata nii-öelda. Ei tea jah, ja võtta, meil on ju seda ka, et meil on see katkestus on ju, et 50 aastat ikkagi või tegelikult mitte ainult 50 aastat, aga ütleme ju tegelikult 20. sajandi algusest lõpp ja 19. sajandi lõpust on ju, et Waldorfi tehas oli ilmselt suurim tehas on ju kogu Tsaari Venemaa impeeriumis, et siis juba loodi tööstuslinna on ju, et ja siis see samal ajal paralleelselt see mingi selline puhkuselinn nagu see Kerguse lugu on ju, mida Raimond Valgre laastus väga hästi välja toob, mida ma soovitan kõigil vaatama minna, et järgmine aasta vist saab veel minna, et mis nagu need on nagu paralleelsed nagu reaalsused ja kuskil vahel on see Pärnu inimene, kes on siis otsinud oma kohta nagu et aru saada, et kas jõgi on koht kalapüügiks ja ujumiseks või siis nagu on see kõikide tööstuste nagu taga kloak, kuhu kõik siis nagu jama kokku jookseb, mida ta tegelikult enne oli. Ja mina olen kasvanud selles linnas just ja näinud, tulnudki sellest jõe äärest, mis haises oli nagu tegelikult nagu üks rõve koht. Ja siis seal näinud seda, et kuidas siis lõpuks inimesed ehitavad oma paadisillad sinna ja ma praegu kirjutan raamatut Pärnusse, ega ma nagu et see identiteedi küsimus on ma jaoks nagu ja miks ma seda ka nagu palju uurinud olen või üritanud aru saada enda jaoks mõttest ongi see, et aru saada, kes ma siis ise justkui olen pärnakana. Sa kirjutad raamatut? Jaa, et juhtus nii, et küsiti raamatut ja siis ma ei suutnud vastu panna ja ütlesin jaa. Minu arust isegi meil on kunagi teemaks olnud see, et võiks tulla mingil hetkel raamat. Jaa, ma kunagi ütlesin, et mul on et elus on üks unistus lapsest saadikult. Ma arvan, et ma hakkasin esimese raamatu kirjutama ikkagi algklassides kohe, kui ma kirjutama õppisin korralikult, siis ma juba hakkasin ise raamatuid, ma ka küljendasin ja kujundasin neid, et ma nagu lõiksin pildid, joonistasin ise kaanet, köitsin nad ära, ühesõnaga see oli ikkagi nagu täiesti, et mul olid erinevad žanrid, muidugi mul olid ka nagu ühesõnaga ajalooraamatud, siis mul olid nagu juturaamatud, ühesõnaga, et siis et sellest saadik on nagu see kirg nagu kirjutamise vastu kuidagi nagu säilinud, et mõte sellest, et ma peaksin kirjutama raamatu on mind nagu saatnud kogu aeg, nii et nüüd saab siis vähemalt proovida. No, mul tundub, et see oli vaid aja küsimus. Mida seda ja ma nagu tundsingi, et eks see tänu sellele, et ma sain aru, et ma jään koju ja tulen oma sellelt päevatöölt ära, et see kindlasti oli üks selline tõukur, mis andis selle kindlus, et nüüd nagu proovida muuta võib-olla rohkem, et proovidagi keskenduda teha midagi, mis nagu on nagu enda hingele. Mis sa kirjutad siis? Sa kirjutadki uut nagu Minu Pärnut. Minu Pärnu või? Oi, kui äge. Kuna Pireti raamatust on nüüd mõnda aega möödas, siis mul tekkis mõte, et võiks kirjutada uue ja veidi teise nurga alt ja siis jutti otsapidi minuni. Ja kunas seda siis lugeda saab ja kus maal sa oled omadega? Tegelikult peaks valmis saama see järgmise aasta augustis, aasta pärast, nii et on aasta aega minna. Aga no see on äge teekond, selles mõttes, et ongi, et
ma olen nii palju õppinud oma kodulinna ajaloost, kuidagi nagu ongi, et ma nagu sain aru, et ma ei saa seda nagu päris nagu tühja koha pealt nagu kirjutada, et kuidagi peaks nagu ise olema nagu veel selgemini aru saama ja siis see uurimine kõik on viinud nagu täiesti pöörastesse kohtadesse, mis on omakorda tipnenud sellega, et mul on millegipärast kodus Pärnu Jazzfestivali kilekott, siis mul on Liiberniti õlletehase stants puidust siis pudelikuju, makett, mille järgi pudeleid valati, ühesõnaga, et see kõik on viinud, ma lihtsalt olen hakanud nagu leidma mingeid objekte, mida ma siis olen endale kuidagi, et mul on nagu mingi Pärnu kollektsioon asjadest, mis on omamoodi tore, selles mõttes, et ongi, et Pärnu õlle neid erinevaid avajaid näiteks on mul nüüd, ma ei tea, 5 tükki. Kuidas need sinuni jõuavad? Siis ma niimoodi, et ma nagu leidsin jälle Pärnu kohta mingi huvitava fakti ja siis ma hakkasin nagu otsima järgmiseid asju ja siis näiteks kõige pöörasem fakt on ju, ma lihtsalt nagu, ma teen spoileri enda raamatus, aga et merevaigu juust on Pärnust pärit. Oisu seal eksperimentaalpiimandustsehhis mõeldi pärast teist maailmasõda, kuna juustud läksid kõik sõjakäigus halvaks, et mida nendest teha. Ja siis nad esimest korda proovisid, kui selle halvaks läinud juustu üles sulatada, tegid sellest siis selle määrde juustu. Ja esimene, kes selle tootmisesse võttis, oli Pärnu piimakombinat. Ja pärast läks tootmine siis edasi Viljandisse, kuna Pärnu oma läks pankrotti. Ja siis tekstuur muudeti ära muidugi, et kui kõik mäletavad, siis nagu lapsepõlves oli ta vähem voogavam, aga see tuli siis sellest, et ma saan aru, et sai hakati röstima ja et siis oli parem, kui ta ei olnud nii pehmena ja saiad läksid ise ka pehmemaks. Et selle tõttu läks see nii-öelda vedelamaks, aga muidu ta oli nagu tahkem, eks ole, kui me mäletame lapsepõlvest. Issand, kui äge. Niisugused fakte on sul raamatus siis veel? Ja ma räägin, et see oligi nii, et kui sa hakkad nagu uurima nagu mingit asja, siis sealt hakkab nagu niimoodi tulema selles mõttes lihtsalt täiesti pööraseid tõdemusi. Et ühesõnaga tuleb minu Pärnu triloogia pluss veel näituse ja nii edasi. Ilmselt mitte, aga et praegu ikkagi piirdub raamatuga. Raamatust on nii palju, et kas oligi mingi selline lisaks sellele merevaigu teemale mingi siuke fakt veel, mis sa mõtlesid, et okei, et see isegi poleks nagu tulnud selle peale? Võib-olla ikkagi see Waldorfi tehase lugu nagu oli ka üks selles mõttes ikkagi, nagu ma ei olnud kunagi esiteks aru saanud selle nagu mastaapsusest, et see ulatus Liiva tänavast kuni Kaubamajakani. Et kui me nüüd nagu pärnakad saavad aru, et see on nagu pööraselt suur, on ju. Ja see oli nagu nii suur ja nagu crazy ettevõtmine, et selle tõttu on ju need sõjaosad Pärnusse üldse loodigi, et sest linnast tuli nagu rahu tagada. See oli nagu mingi selline nagu ajalooliselt ja see sama, et tehas sai otsa sellepärast, et nad hirmust on ja lasid igaks juhuks selle õhku. Et mitte sellepärast, et keegi oleks tulnud ja selle õhku lasknud, vaid nad ise lasid selle õhku igaks juhuks. Looduskeskkonna tootu võit sellepärast, et ma saan aru, et elu oli juba nagu täielikult kadunud jõest tänu sellele, mis sinna kõik kokku hoolas. Ja võib-olla ka nagu pöörane on muidugi ka see suusatööstuse ajalugu, et mis oli ka nagu huvitav, et need suuskade tootmine tegelikult Pärnus on, kuidas see nagu enne sõda nagu algas, lennuki tehases on ju, mida me teame, mis asub seal kuskil Raeküla kandis on ju, et see on nagu täiesti nagu crazy, millega et mingil hetkel on ju 2000-ndate alguses, 90-ndate lõpus, et umbes, kas see oli, kui ma õigesti mäletan, siis 1/3 maailma suuskadest valmis Pärnus. Ja umbes 3 või 4 aasta pärast see asi läks nagu täielikult pankrotti. Ja see räägib ka sellest, et kui ebastabiilne kogu see majanduskeskkond ja kui keeruline ja Pärnu on saanud ikkagi nagu kõvasti ventsutada, selles mõttes, et neid suletud tööstusi ja endisi tööstusi on nagu tohutult palju. Ja ma mõtlesingi, et võib-olla see sama koht, et ühelt poolt see suur tööstus, teiselt poolt nagu kuurordi teema, et siis ongi ju loomulik, et me ei tunneta enda identiteeti, me oleme nii nagu tõmmatud laiaks nagu ühele pool teise poole, et siis on ka ju täitsa mõistetav, et me ei oskagi seda fookuspunkti nagu leida. Et tegelikult originaalis, eks ole, selline rahulik kalurilinn, on ju. Ja kui palju, eks ole, tagasi nagu kruvida kogu seda ajalugu, on ju, et siis me jõuame on ju sinna nagu keskaega ja kogu sellesse kindluslinna maailma, on ju, mis siis nagu ühel hetkel ära lõpetati ja nagu ka see lugu on nagu pöörane, sest et näiteks üks huvitav fakt, mis ka võib-olla värrakad ei tea, on ju, aga et Pärnu vapi peal, eks ole, see rist, mis seal on. See risti motiiv pärineb siis Vana-Pärnus asunud Ordu linnusest, mille leedukad maha põletasid. Ja siis väidetavalt, et sellest samast Ordu lossist ainuke asi, mis siis alles jäi, oli söestunud mustrist. Et originaalis oli see rist musta värvi. Aga selle talismanina paiknes siis Nikolai kirikus, mis teise maailmasõja ajal, eks ole, hävis. Ja see oli nii kõva tootem, et ühesõnaga inimesed annetasid
nagu Euroopas kristlased annutasid Eestis asuvale väiksele Pärnu linnale raha. See kristlikus maailmas oli see lihtsalt nagu mingi, tast oli saanud nagu tohutu püha asja. Ja no siis toimus muidugi usureformatsioon ja siis sellel hetkel vaat sellised nagu imelikud asjad nagu kaotati ära. Ja väidetavalt, mida ma ka nüüd ei teadnud, on see, et selle risti koopia peaks täna paiknema Elisabethi kirikus. Mul ongi mõte seda kunagi minna siis vaatama või aga mingi lugu, millest ongi see meie linna vapi peal, ma ei ole see mitte kunagi kuulnud. Ja põhjus, miks ta kollane on siis see, et kui Rootsi võim tuli, siis rootslased tegid vapi ilusamaks, mõtlesid, et see must rist ikkagi on liiga sünge ja tegid selle kollaseks. Issand, kui äge lugu. Ja ma arvan, et neid lugusid meie kohta, mida me võiksime teada, on tohutult palju, aga mida me lihtsalt ei tea. Ja kui keegi ei räägi, neist me ei saagi kunagi teada. Just, ja sellepärast ma mõtlesingi, et ma ei taha kirjutada ainult nagu raamatut sellest, kuidas mina nagu seda Pärnut nagu näen, vaid nagu, et pikkida sinna sisse ka nagu mingit teadmist asjadest, mis nagu ongi, mis mind ennast juba ka pärnakana nagu, või mis aitaks üldse seda Pärnut nagu lahti mõtestada natukene nagu mitmes erinevas kihis. Ma saan täitsa sinu sellest mõttest aru, miks see siin niimoodi endast haranud on. Minuni alles hiljuti jõudis teadmine Riia väravast. Ma ütlen ausalt, isegi ei teadnud selle kohta midagi. Ja kuidagi nagu tundsin ka, et issand, kui äge on teada mingeid selliseid killukesi, mille kohta varem nagu ei teadnud mitte midagi. Sest üks asi, mida inimesed näiteks räägime Riia värast, aga näiteks inimesed mõtlesid, et miks Tallinna värav ei paikneb hoopis Kihnu pool. Mitte Tallinna pool. Tee läks sealt madalast osast läbi. Väljumine toimus sealt kaudu. Loogiline. Aga ei, mina jään seda raamatut juba põnevusega ootama, nii et ma arvan, et see saab päris kihvt olema. Korraks peatun sul õpingutel? Mu erialaks on riigi- ja poliitikateadused ja peamine asi, millele siis minu uurimine keskendub, on käitumisteadus või nügimise siis rakendamine valitsemises või üldse selliste psühholoogiliste mõjutusvõtete rakendamine valitsemises. Okei, kuhu sa sellega tänaseks päevaks jõudnud oled selle väikese uurimisega? No nii, et selle esimene artikkel nüüd on meil seal läbinud mitu ringi erinevates ajakirjades ja nagu ikka on meid tabanud selle esimese artikli avaldamise needus, milleks on see, et kui sa oled nagu Eestist mitte keegi, siis leida nagu seda võimalust on ju kuskil rahvusvahelises ajakirjas nagu avaldada, et see nagu natukene peab et on väga vähesed, kellel see esimesel korral õnnestub, et selle mõttes ei ole see nagu midagi üllatavat. Ja nüüd valmistun teise artikli kirjutamiseks, nii et see on... Ja mitu neid vaja oli? 3 on kokku. 3 on kokku, jah, okei. No, et saab olema põnev. Ja ma mõtlen, et bändiga sa jätkuvalt oled aktiivne Sibulveiniga, on ju, et... Kus sul see aeg kõik nagu tuleb raamat, laps, siis ikkagi ka veel tegeled kooliga, on ju, no kommunikatsioonijuhist on nagu paus praegu, lapse hoolduspuhkusel. Ja siis veel bändiga, lisaks teete veel loomingut ju juurde, on ju, et nagu ma mõtlen... See on nagu aja planeerimise küsimus, mulle tundub, ei nagu, et eks need asjad on ju nagu kui on nii palju erinevaid asju, siis tulebki lihtsalt jaotuda erinevatele päevadele ja nagu selles mõttes mõelda nagu ja muidugi ka planeerida kõvasti ette, et see nagu, mida elu selles maailmas on õpetanud, et Okei, jah, planeerimine on väga oluline. Et eks meil endalgi aja kokkuleppimisel oligi juba, ja nii ongi, et enam nagu nii naljalt ei ole seda, et neid aegasid, et saad spontaanselt kuskile minna, siis nagu seda võimalust on nagu läheb aegjärjest vähemaks, aga ei ole hullu, mulle nagu tundubki, et see aeg kulub nagu nendele asjadele, mida mulle meeldib teha, nii et see on nagu hästi veedetud aeg. Ma mõtlen, et kui sa kirjutad raamatut Minu Pärnu, siis ma küsiks su käest hoopis teise külje pealt, et mis on sinu Sibulvein, mis on selle lugu sinu jaoks? Et kui sa nüüd kas või lähened samamoodi, kui sa selle raamatul lähened näiteks või lähened hoopis teistmoodi, kuidas sa alguse sai või mis on nagu sinu Sibulvein? See on hea küsimus, sest ma just eile umbes analoogilisele küsimusele vastasin ja ma pean alustama sellest, et kuidas üldse kõik nagu alguse, et kui ma olin, ma arvan, mingi 13-aastane, siis ma vaatan, et see oli selline sügis-talvine periood ja ma nagu, ma ei tea, mingil põhjusel ma tundsin, et ma tahaks jubedalt teha bändi ja mängida pilli. Ja mul ei olnud loomulikult
kuidagi võimalik endale mingit pilli hankida. Ja siis ühesõnaga mu tädi pööningult leiti siis üks 7-keelne kitarr, millelt ma kruvisin 7 keele maha ja mängisin seda 6-keelsena. Mu esimeseks bändikaaslaseks oli mu 3-aastane vennatütar. Kuna ma tihti hoidsin teda, siis me salvestasime 2 kassettmakiga enda lugusid. Nagu nimelt tema laulis. Ja siis mina mängisin siis trumme ja kitarri. Ja siis ma oligi, et kui ma mängisin trummid ära, siis ma panin 1 kassettmaki pealt need trummid mängima ja mängisin ise siis kitarri peale ja lõpuks siis tema laulisin. Et see oli nagu päriselt nagu, ütleme, kaasaegses keeles siis nagu mitme reaaline salvestus ikkagi, et nagu, et erinevad partiid mängiti erineval ajal, kus mul see mõte tekkis ja kuidas, ma ei tea, on ju. See oli nagu selles mõttes ikkagi selline nagu väga suur nagu kirg nagu midagi teha, on ju, et lihtsalt, aga mitte, et ma nagu väga palju mängida oleks osanud, aga see nagu tahe oli nii palju suurem. Ja siis mingil hetkel ma mäletan, et juhtus nii, et Koidula pargis kohtasin ühel hilisõhtul arbuusi söövat Risto Tamme, kes oli minu religiooniloo ja ajalooõpetaja Sütavaka humanitaargümnaasiumis, kes rääkis oma bändikaaslasega seal juttu. Ja siis ma mäletan, et kuidagi tekkis nagu küsimus sellest, et neil oleks vaja ühel bändil korraldada kontsert Pärnus. Ja ma olin nagu tõesti mingi 6. või 7. klassis. Ja need asjad nagu juhtusid umbes nagu paralleelselt, on ju. Ja siis ma nagu säras ilmselt teatasin, et aga mu sugulased just nagu avasid ühe kohviku Riia maanteel. Ja et minu arust nad võiksid seal esineda. Ja siis nad ütlesid, et kas sa võiks nagu siis päriselt võimalik olla. Ja ma hommikul räägin. Mu suvetöö oli see, et ma joonistasin neile menüüsid, sest et ma käisin kunstikoolis ja siis ma nagu ühesõnaga söögi ja Fanta eest siis nagu põhiliselt friikartulite ja Fanta eest käisin siis, et mul oli tagatud tasuta ligipääs friikartulitele ja Fantale ja ma sain oma sõpru ka sinna aegalt viia. Nii et ühesõnaga hea töökoht. Ja siis ma läksin sinna ja siis ütlesin, et üks bänd tahaks esineda, kas see on võimalik. Ja siis nad ütlesid, et aga mis bänd see on? Siis ma ei tea, ma ei küsinud. Ja siis ma läksin nagu, kuidagi ma küsisin selle üle, ja siis ma läksin sinna tagasi ja ütlesin, et see on ansambel Karisma. Ja siis need sugulased nagu vaatasid nagu seda väikest nagu mingit 13-aastast poissi, kes ütleb, et ta nüüd kutsub siia nagu pubisse esineva ansambel Karisma, kes müüs linnahallis umbes 90. aastal nagu, ma ei tea, 5 kontserti järjest välja ühel päeval või midagi taolist. See suurem kui elu, on ju. See päriselt see kontsert juhtuski. Ma mäletan seda suve, ma olin niimoodi, et ma seisin seal lava kõrval niimoodi, ma nüüd lihtsalt olid silmad, ma ilmselt ei pilgutanud ka kordagi, siis ma lihtsalt vaatasin, ma suu oli ka lahti võenud. Ja siis ma mäletan, et nad esinesid ära seal, see oli siuke nagu, neil oli Vallikäärus kontsert, aga siis nad tegid ühe väiksema nagu kontserdi ka. Ja siis oli niimoodi, et see basskitarrist nagu pöördus minu poole küsis, et kas sa tahad nagu proovida mängida. Ja siis ma mäletan seda, et ma lihtsalt vaatasin talle otsa, raputasin pead ja jooksin minema, sest ma nagu ehmasin niimoodi ära, on ju. Siis ma mäletan, ma nagu hingeldasin seal ukse taga, on ju. Ja siis nad kinkisid mulle enda selle nõukaaegse selle vinüüli enda autogrammidega, mis mul tänaseni alles on. Nagu tänu tehaks selle eest, et ma aitasin selle kontserdi korraldada siis. Ja ta sai 6-7 klassi? Ja, mingi 13 aastane. Okay. Ja siis oli kindel, et ma läksin kooli tagasi, ütlesin klassivendadele, et nüüd me hakkame bändi tegema. Et üks mees oli umbes mingit Metsasarve õppinud muusikakoolis, on ju. Teine mees oli 6 aega kitarri ringis käinud ja tema vend oli puudega. Ühesõnaga füüsilise puudega, aga kõik rakendati tööle, nii et füüsilise puudega vend hakkas trumme mängima, temaga me reaalselt käisime ka Lätis esinemas ja ühesõnaga kõik olid mingi täiesti, ei saanud aru, kuidas see nagu kõik võimalik on, aga see tegutsemistahe oli nii suur, on ju, et ühesõnaga keegi midagi mängida ei osanud, aga sealt hakkas nagu bändi tegemine peale ja see ei olegi tänase päevani ära lõppenud. Nagu inimesed on vahetunud, et nagu repertuaar on vahetunud minu jaoks, aga et üks asi pole muutunud ikkagi see asi, mida ma teen, on see sama. Kas sa muidu sellel hetkel teadsid ka, kes see Karisma on või? Ei, muidugi mitte. Et ma olin selles mõttes nagu siiras väike poiss, et nagu, kes nägi võimalust, on ju. Ja sealt pealt ma hakkasingi, siis ma korraldasin juba, ma 8. klassis juba enda koolis mingi 4 bändi kontserdi, kuhu me juba müüsime pileteid ja ühesõnaga, et ma sain nagu väga varakult aru, et selleks, et nagu umbes nagu bändi teha, siis peab ise ka nagu asju ajama nagu kuidagi nagu ja siis sealt see nagu kogu aeg nagu ja see ei olegi ära katkenud, on ju, et ma nagu minu jaoks on 13. eluaastast iga nädal olnud kas proov või esinemine, on ju, et midagi ikkagi toimub, et kunagi pole nagu vaikust enam. Kas bändiga
on võimalik siis nagu tänapäeval täiesti ära elada otsast lõpuni? No see sõltub ilmselt ma arvan, et see sõltub sellest, mida sa teed ja kindlasti on. Küsimus ongi selles, et kuidas nagu ja mida teha ja millistele turgudele olla orienteeritud ja nii edasi, et Simple Veini puhul ma arvan, et meie nagu keeruks oligi see, et me hästi varakult hakkasime käima nagu piiri taga ja see piiri taga käimine nagu et kindlasti need väljaminekud ja kulutused juba selle nagu reisimiseks ja kõigeks on nagu nii palju suuremad, et selles mõttes, et see raha, mis teeniti ka nagu põles nagu üsna nagu hästi, nii või nii öelda. Aga ma mäletan seda, et ainus raha, isiklik raha oligi, et ma mäletan, ma tegin vist esimesed 25 T-särki meil aastal 2011 ja siis selle raha, mis me sellest saime, siis sellest ostsime uued särgid ja rohkem me nagu väga sinna raha ei pannud. Ja me oleme kuidagi nagu hoidnud seda bändi tegemist enda jaoks ikkagi nii, et see teeniks alati nii ennast nulli või et me oleks seda nagu mugav teha. Meie valik Helenaga on ka muidugi olnud see, et me jääme ikkagi päevatööle, et me saaksime seda bändi nagu selles mõttes, et meie elu ei sõltuks sellest. Ja me saaksime teha seda täpselt nii, nagu me teha tahame. Ja see rõõm on mul nagu olnud, et me pole pidanud nagu mingeid kompromisse selles mõttes tegema, et me ei kuidagi peame mingitesse kohtadesse esinema minema, kuhu me ei taha. Et pigem on see, et me oleme läinud esinema üritustele ja kohtadesse Eestis, kus ma ei tea, bändid näiteks väga ei käi, ma ei tea, Surju või siis nagu toona isegi Põlva oli selline, mis nagu oli juba nagu bändide tuurikaardilt maha kukkunud ja ma hakkasime üsna varakult Tõrvas käima ja Valga ja et me nagu sõitsime nagu ikkagi ja me ei läinud kunagi nendesse klubidesse ja nende klubi omanikega või nagu korraldajatega rääkima sellest, et kui palju me nagu raha tahame saada, vaid nagu pigem nagu see, et olles ise väiksest kogukonnast pärit, siis sa tahad, et see kogukond seal ka kuidagi elaks. Et on nagu, me oleme teinud nagu, võtnudki selle seisukoha, et me vaatame igale esinemisele ikkagi nagu selle pilguga otsa, et mis esinemis on. Et see missioonitunne on taga pakkuda seda väärtust, mitte ainult nii-öelda laulu ja mitte ainult seda show'd on ju, vaid midagi enamat. Just, ongi, et kui inimene ütleb, et ta tahab, et me esineksime tema pulmas, nagu on juhtunud, et ta ütlevad, et nende nagu kokkusaamise loos ja koos olemise loos on meie muusikal nii oluline tähtsus. Ongi, et juba see on meile nii suur kompliment, et siis hakata seal nagu kuidagi jõuliselt mingit hinda läbi suruma midagi, et see ei ole nagu see koht. See on enda jaoks ka siiamaani nagu uskumatu, et kui palju võimalusi muusika nagu elu jooksul meile nagu andnud on ja kuhu me nagu oleme saanud minna ja mida teha, et ma olen nagu elul väga tänulik. Teine asi, mida mulle nagu hästi meeldis, kui ma siin Helenaga mõni aeg tagasi rääkisin, siis kui Vortex ilmus alles, et siis ta ka nagu tõi välja sellise koha, et jah, nii mõnigi kord on mingi pisar nagu ka nagu proovisaaris nagu tulnud, et mingid kohad on nagu endast tervendatud, on ju. Siis ma mõtlen, tegelikult see on nagu nii oluline, et sul on see keegi, lisaks nagu sellele enda lähikontsertele veel on ju, vaid see turvaline nagu baas on ju, et kus sa saadki nagu terveneda mingisugustest asjadest, mis on võib-olla aastaid tagasi juba olnud, aga veel on mingisuguse väikse osa endast jätnud, eks ju. Ja tead, see oli nii ilus kuulata, kui ta rääkis seda enda saates, ma mõtlesin, issand kui lahe, teil on ikka nagu perekond see Simple Vein, mitte ainult nagu bändikaaslased. Jaa, meil Helenaga tegelikult täitub muusikalisest koostööst järgmisel ülemisel aastal 20 aastat, nii et see nagu keel, milles me omavahel räägime, see on nagu teistsugune. See on olnud nagu nii kummaline teekond, et me oleme Helenaga palju nagu mõelnud ja mõtestanud seda, et me nagu me alustasime ikkagi täiesti ebatõenäolisest kohast, et meil nagu olematu sotsiaalmajandusliku nagu taustsüsteemiga lihtsalt nagu tohutust nagu kirest muusika vastu on ja nagu ongi see, et nagu ma kogu aeg öelnud, et meil on nagu midagi kaotanud, et kõik see, mis me nagu oleme sellest saanud, on juba nagu nii suur võit, et ringi reisida, inimesed on ostnud neid plaate, käinud kontseritel, et meil on olnud sellised esinemisvõimalused, et see on nagu suur kompliment nagu. Ja see on ka põhjus, mille pärast me oleme ka alati nagu ise proovinud aidata teisi artiste, noori Pärnus, kes mingid asju tahavad alustada või midagi teha, andnud oma nõu, või proovinud toetada, et see on,
ma nagu saan aru selle tähenduslikkusest nagu selles mõttes. Ja enda jaoks saan ka aru sellest, on ju, et see on väga õnnelik juhus, et Helena minu ellu sattus. Et mul see tunne tekkis, et ma võiksin temaga koos bändi teha ja ta bändi kutsusin. Et kui esimene proov kõlas nagu katastroof, siis ma ülejäänud bändikaaslastele tegin selgeks, et uskuge mind, sealt tuleb veel midagi. Ja tuligi ja tuli hoopis teistmoodi. Et ei tulnud nagu võib-olla nagu selle punkbändi gitaristina, vaid hoopis nagu teistsuguse loomingulise partnerina. Nii et see on nagu hullult äge. Mulle tundub, et sa tõid ka siin kihvti asja välja, et nagu aidata nagu teisi ja noori, et see ongi see tugeva kogukonna üks näidetest mulle nagu tundub, et kui vanemad, ma ei tea, nimetame mentoriteks või juhendajateks või kelleks iganes või kellekski, kellel on kogemusi, on ju, jagavad neid teadmisi noortele. Ja see on nii oluline, et mitte nagu jagada ainult sellepärast, et ise feimi ja kuulsust saada, on ju, vaid tõesti sellepärast, et sa tead, kus kohast nad tulevad. Sul on endal see kogemus olemas, on ju. Ja, aga vaata selle noortele kogemuse jagamisel on nagu 2 aspekti, mida ma ise ka nagu oma nooruspäevas päätnud. Üks on see, et sa pead nende noorte jaoks nagu keegi olema. See on nagu ka siuke nagu keeruline teema, on ju, sest et mingist vanusest oled sa lihtsalt mingi vana pess, kes nagu tarvutab ja mingid asju räägib. Ja teine asi on see, et ajad muutuvad, tohutult muutuvad. Ja 3. aspekt, mis tihti ära unustatakse, on see, et ei ole ühte edu olemit. Ehk siis, et nagu Sibyl Vane'i nagu lugu ei ole võimalik nagu mudelina korrata. Sest et seal on nagu mingi õnnefaktor, seal on see Helena nagu talent, on ju, mis nagu tegi mingid asjad, on ju, siis ilmselt minu nagu täiesti nagu pöörane nagu töökus ja nagu selles mõttes jõuline nagu tegutsemine, on ju. Ja siis nagu kõik need taustal olevad inimesed, kes meiega nagu kogu aeg on kaasas olnud ja kelle panus on ka tegelikult väga suur olnud alates sellest, et meil on ju juhilubegi, et keegi pidi meid ju sõidutama igale poole, et siis oli meil algusastel tegelikult üksikud valitud sõbrad, kes siis nagu ja kelle vanemad ja need autod andsid ja nagu ja siis need fännid välisriikides, kes täiesti võõrad inimesed võtsid enda kodudesse magama, organiseerisid kontserte, on ju, et olid nagu nii kirglikud fännid, on ju. Et see on nagu, see on mingi usaldus, on ju, see on mingi siuke asi, mingi, mida ongi, sa pead ise leidma need inimesed endale, et keegi vaatab ja kuulab sinu muusikat ja ütleb, et sa oled inimesena siuke äge inimene, et ma tahan, et sa tuleksid minu koju magama ja siis ma korraldan sulle 7 kontserti Soomes. Küsin ühe korra veel, mis on sinu Sibyl Vane'i lugu? See kõik ongi, ma ei saa lahutada seda nagu sellest tervikloost, et see on üks suur nagu tegemine, bändi tegemine, aga Sibyl Vane on lihtsalt eristub nendest teistest bändidest selle poolest, et see loominguline dialoog minu ja Helena vahel, et nende lugude kirjutamisel on, ma mängin ka teistes bändides ja kohtun inimestega ja teen koostööd nagu erinevate muusikutega, siis sellist keemiat mul ei ole mitte kellegagi. Ja sellepärast suhtun ka tohutu lugupidamise auväärtusega, sest et ma tean seda, vaata, et me kõik oleme loojatena mõnes mõttes mingid egod, me oleme kõigil on mingi nägemus, kuidas mingid asjad peaksid käima, on ju. Aga see vaata julgus lasta teisel on ja tulla nagu nii lähedal, et ta nagu midagi muudab ära või keerab tagurpidi või ütleb, et see ei sobi, on ju, ja mitte selle peale solvuda, vaid ka seda nagu usaldada, on ju, et see on päris nagu ja muidugi, mis nagu eristab nagu kindlasti ka on see nagu Helena võib-olla selline kihilisus, et ma olen talle ka öelnud seda mitu korda, et kui ma võib-olla nagu teistega olen nagu laule kirjutanud või üldse mingit nagu asju teinud, et siis, et seal on enamasti sellised 1-3 käiku nagu, et kui autona mõelda, on ju. Siis Helena puhul on see, et ja siis tuleb kuskilt ka 7. käik, siis üllatavalt saab ka veel nagu kuskilt 9. on ju. Vaat see eristabki minu arust seda nagu naturaalset talenti sellisest inimesest, kes lihtsalt nagu saab ka ära teha. Aga ma arvan, et see on sünergias. Selles mõttes, et inimesed mulle tundub, et toovad üksteises välja erinevaid tahke. Kindlasti. Ja kuidagi nagu näib, et teil lihtsalt ongi see, et see loomingulisus nagu pulbitseb tänu sellele, et üks osa teisest nagu täiendab nii-öelda, on ju. Yeah. Et see on nii äge kingitus elus, et väga paljud seda ei koge. Et selles mõttes ma saan aru, miks sul selline aukartustunne selle ees. Jaa, aga seal ongi see, et nendes olukordades kus me nagu loome midagi või esitame midagi või et need ongi need, mida mingis psühholoogia voolus nimetatakse flow'ks, on ju. Et see olukord, kus sa tegelikult ei ole nagu väga kahelaga maa peale, sa ei ole nagu väga selle reaalsusega kursis. Ja sa nagu pigem nagu elad nagu tajus
ja tunnetuses kui selles, et sa mõtled nagu väga ratsionaalselt, et kuidas on õige või mida peab tegema. Vaid see ongi nagu hästi intuitiivne on ju, ja selle mõttes selline nagu ma ütleks, et meditatiivne või selline nagu teistsugune kogemus on ju. Mina ütlen selle kohta loo ja looming. jah. Et see on lahe ja. Aga teie järgmised esinemised on sul ka välja võimalik tuua, et kui need siin saadi? Alustame oma sügisetuuri 17. oktoobril Sindi Rockilt ja siis meil on kontserdid Tallinnas, Tartus oktoobri lõpus veel. Siis me põikame Soome ja sealt siis detsembri alguses lõpetame siis Pärnus oma tuuri seekord. Et me otsustasimegi, et me tahaks oma kodulinnas minna siis kuidagi aasta lõpule vastu. Ja tänased päevaplaanid nagu aru saan selle tagasi siis arutelule või? Ja. Okay. Kuule, aga siis ma sind kauem kinni ei hoia, sa oled mulle piisavalt palju siin jutustanud juba, et nii äge oli, aitäh sulle, rõõmsat kasvamist koos Theodoriga. Aitäh. Ja siis räägi ikka kõvasti kaasa kultuuri peale teemadel ka, ma arvan, et su hääl on kuuldav. Aitäh, et kutsusite.